istun siin natukene viisakamas ja natukene kallimas kohas, eks ole. Siin on 2000 euro väärtuses köögitehnikat. Ja see tuletab mulle meelde seda, et võiks ju jälle rahast rääkida, pole ammu teinud seda. Ja kuna mul sai üllataval kombel nagu mega tänulik teile, et keegi üldse on huvitatud sellest, mis ma teen, aga meil on koos üle 100 jälgija või siis subscriberid, mis on ma arvan, et 3-4 korda rohkem, kui ma esialgu ootasin, et üldse siia kanalile võiks sattuda inimesi, sest et alguses, kui ma tegin neid, mul oli mingi 20-30 vaatamist esimestel videotel, kedagi ei huvitanud väga, aga ma tegin ikkagi. Aga nüüd, kus meil on koos mingi 110 oli viimase seisuga, siis ma mõtlesin, et võiks uuesti võtta natukene finantsi kokku ja vaadata, mis ma siin vahepeal siis teinud on ja kui palju midagi maksma on läinud. Köögi täismaksumus oli 7200 euri. 7200 euri. Nii. Sellest ma olen tänaseks poole ära maksnud. Hetke seisuga mul köögi alla läinud 3600 eurot. Nii, see on see esimene osamaksa. Siis need 2 torni siin, külmkapp, nõudepesumasin, ahi, pliit maksid 1890 eurot, kui ma olen täpne. Pea 2000 ühesõnaga. Ehk siis praeguse seisuga mul on läinud köögi peale ainuüksi 5600 eurot. Nii, liidame selle Geverniit kubu. Kubu ma sain läbi selle ettevõtte, kelle käest ma köögi tellisin, sain natukene soodukat. See kubu maksis 242 eurot. Kogu summa 5872. Nii. Sellega on tehnika eest ära. Miks mitte keegi ei öelnud mulle, kui fucking kallid on värvid ja krundid? Või krunt tegelikult ei olegi kallis. Aga kui sa tahad kvaliteetset värvi, siis see on uskumatu nagu päriselt. Ma hakkasin otsima, mis värvi ma endale tahaks. Siis ma tean, ma ühes kohas värvisin vivakoloriga täis prügivärv. Selles mõttes nagu katab hästi ilus sile, aga kui on vaja puhastada, teha midagi, siis see konkreetne odav vivakolor, mis mina endale seina panin, prügi. Nüüd, et seda sama viga mitte korrata, siis ma ostsin endale Luja 7 tikkuriga. Extra durable. See 9-liitrine ämber minu jaoks maksis letihind 161 eurot. Sai ka rautast -30%, nagu enamus meist saavad, kes on nupukad, 112-ga. Toonimine 9 eurot, sest et euroliiter jube kallis. Ma ei tea, miks sa küsid, kuidas nad nii palju küsivad toonimisest, aga aru saada, on vaja küsida. Tooniks sai valitud G503. G503, ei, see ei ole bingo. See on selline pestud linane hele värvitoon. Siin oli enne kollane toon, kollane värv mulle tegelikult väga ei meeldi, sest ta on suht kole minu arvamus. Aga selline pestud linane, beežikas, minu meelest on väga kaunis toon ja see langes ka siin valikuks. Kõik krunt, tarvikud, rullid, kõik muu selline läks maksma 202 eurot ja 86 senti. Mis mul nii palju maksis, see on hea küsimus, oskaks sellele isegi vastata. Või tähendab, mis mul nii palju maksis, vaid miks mul seda nii palju kulus. Mul läks siia 9, 16, mul läks siia 20 liitrit krunti. 20 liitrit krunti seintesse. Okei, ma panin selles mõttes üsna paksult teda ja lakke läks ka krunt. Siia läks krunt, krunti läks igale poole, krunti läks igale poole rohkem, kui läheb seinavärvi ja kui läks laevärvi. Aga 202 eurot. Sa lisa sinna värv juurde, saame juba 300, mis ta siis on,
314 €, et korter näeks uus välja. Vähe, palju, ma ei tea. Aga see kaunis sein siin mu selja taga, selle materjali ma ostsin Depost. Depoga on selline armastan-vihkan suhe, sellepärast et seal on väga palju müügil, aga sellist odavat mõttetut kraami, millel tegelikult kvaliteet ei mängi väga rolli, nagu näiteks seesama kipsplaat, niiskuskindlam kipsplaat, siis ma arvan, et selliseid asju võib osta, aga sealt mingeid no-name, mingeid värve, põhimõtteliselt kõiki selliseid asju, mis sa kasutad ja siis viskad ära, jumala okei Depost osta. Kuigi üks asi on, ma ostsin Depost kaableid, seal on tegelikult paki peale kirjas keegile kaabel on, eks ma eeldan, et see on okei kaabel, 4x2,5 ja siis ma ostsin K-Raudtast hiljem 3x2,5 kaabli. See 3x2,5 kaabel on jämedam, ma ei mõtle nüüd traadilist lõiget, vaid nagu üleüldse kaabli läbi lõiget oli jämmu, kui oli see 4x2,5 seal. Ehk siis sellel K-Raudta kaablil oli seda valget kesta nagu paksemalt ümber. Ma ei tea, kas ta on halb, kas ta on hea, mille jaoks ta üldse on hea, kui sul seda rohkem on või sa lihtsalt paned seda rohkem ümber, et tundub kallim kaabel või. Ma ei tea, või kvaliteetsem kaabel tähendab, ma ei oska öelda. Aga sein, mis ma Depost ostsin, läks mulle maksma, kus ma panin seal, 164 € ja 24 senti. Seal sees on siis OSB, kips ja ega suurt midagi rohkemat ei olegi. Aga oli vaja karkassi ehitada, et lage. Ma arvan, et kõik mäletavad, kuidas me keberniiditasime selle laega. Ma ütlen, et see oli minu jaoks üks ääretult, kui ma ütlen huvitav, siis ma valetan, projekt, aga valmistas sai sirge, sai ilus ja ma üldse ei kurda. Karkass selle lae jaoks läks maksma 66 € ja 78 senti. Nii, aga seal karkassi all on igast ventilatsiooni jutud, ka seda nägite, kuidas me seda ventilatsiooni paigaldasime. Tagantjärele tarkusena ma võin öelda, et oleks pidanud kohe ostma fooliumteipi, kõik liited fooliumteibiga ka ära teipima. Oleks saanud veel kindlam ja turvalisem, eks ole, praegu mul on lihtsalt metall on kruvitud kokku. Ei ole, okei, igal nendel on tihend vahel, kaua see tihend peab vastu. Ühesõnaga loodan parimat, tegu ei ole mingi selle korstnalööriga, nii et muretsema ei pea. Aga vendimaterjal koos siis selle mootoriga, mis mul oli, läks kõik kokku maksma 116 €. Kas seda on palju, kas seda on vähe? Ma ütleks, et seda on mõttetult palju selle lae jaoks. Esiteks viga, mis ma tegin, on see Ervo bensiin, mis on eraldi kulu tegelikult. See Ervo vent maksis 50 € tükk. Mul on üks neid. Ehk siis paneme sellele 112 veel 50 € otsa. Ja need väiksed asjad ongi need mingi, ostad vagosi, ostad kruve, ostad ma ei tea mida ja need kõik kogunevad ja lõpuks ongi, sa vaatad, arve 3000 € kõikide nende asjadega. See on selline asi, mis ma siin võiksin tegelikult vahekokkuvõtteks öelda. Ega palju enam jäänud ei olegi, sellepärast et seinad ja lagi ja siis tuleb köök ja kui köök on paigas, parketipaiganduse episood on ka ja üks episood on tõepoolest veel, kuidas me parketti paigandame. Seda saate kindlasti näha, see saab olema huvitav, sest ma pole kunagi elnud parketti pannud, ma pole kunagi elnud liistudega tegelenud, ma pole samamoodi nagu ma pole kunagi riplage ehitanud, aga julgen istuda siin all, vähe ei ole kukkunud. Nii et on mida oodata, sellepärast et episoode veel jagub ja mul on isegi mõned tulevikuplaanid, kui korteri valmis on, mida seoses selle korteriga veel võiks tegelikult kajastada. Nii et püsige lainel ja vaatame, kas äkki see kodu toob kunagi ka mõne
Missi tiitli või no okei, kaunis korter 2025 näiteks, miks mitte. Okei, hakkan unistama. Aga teie püsige seni kanalil ja kohtume juba järgmises episoodis. Tervitan sind jälle, kes ei tööta, see ei söö. Ülemustelt saame kiita, õissad saame.